Jossif Stalini kõige kuulsamaks väejuhiks oli kindlasti marssal Žukov, väga vastuoluline isiksus, keda on üheaegselt nimetatud nii võidumarssaliks kui ka läbi aegade kõige verisemaks sõjapealikuks. Aegade jooksul on Žukovi kohta välja toodud ka palju negatiivset. On öeldud seda, et ta oli Punaarmee kõige suurem marodöör. Paljud tema sõjalised saavutused olevat tegelikult üldse üle pingutatud ning mis ehk kõige skandaalsem, Žukov plaaninud kukutada Hruštšovi ennast ja hakata ise Nõukogude diktaatoriks. Tähelepanu! Tegemist on saatega, mis koosneb valitud faktidest, olemata täielik eluloo kirjeldus. Soovi korral otsib ajaloohuviline ise infot juurde. Head vaatamist! Nõukogude Liidus või siis Venemaal on Žukov olnud ikka vahepeal põlu all ja vahepeal väga armastatud, vahepeal lausa mütoloogiline kangelane. Ta on ikka olnud teise maailmasõja kõige kuulsam väejuht ja loomulikult on tema populaarsus suurendanud see, et just tema 9. mail 1945 võttis vastu Saksamaa tingimusteta kapituleerumise. 20. sajandi lõpul tehti ka Venemaal kokkuvõtteid möödunud aegadest ja nii üllatav kui see ka ei ole, või tegelikult ilma üllatuseta valiti Venemaa sajandi väejuhiks just marssal Georgi Žukov. Eesti lugejatelegi on väga hästi tuntud Viktor Suvorov, kes on avaldanud teisest maailmasõjast väga palju raamatuid. Ka eesti keeles on neid väga palju ilmunud. Ja Viktor Suvorov on marssal Žukovist väga negatiivsel arvamusel. Toome mõningaid tsitaate Suvorovi teostest. Näiteks oma teoses Viimane vabariik kirjutas Suvorov niimoodi. Kuid kogu inimkonna ajaloos ei olnud Žukovist verisemat väejuhti. Ükski fašist ei saatnud asjatult surma nii palju sõdureid. Postamendi asemel tulnuks tegelikkuse kujutamisel bassein verd täis lasta, et ebajumal põlvini veres kappaks. Ja toome teise Suvorovi tsitaadi teosest Võiduvari. Žukovi puhul on ohjeldamatu enesearmastus ühendatud joomarluse, üsna suure sugulise lodevuse ja ebainimliku julmusega. Suvorov on Žukovi kohta kirjutanud ka niimoodi, Kremli peamiste kurjategijate hulgas oli Žukov üks kõige verisemaid timukaid. Ta kirjutas alla mitte ainult mahalaskmisnimekirjadele, vaid andis käsu maha lasta Punaarmee võitlejate ja komandööride sugulasi, juhul kui võitleja või komandöör satub vangi. Marssal Andrei Jerjomenko oli 1943. aastal Stalingradi rindejuhataja ja ta kirjutas oma päevikusse Žukovi kohta 19. jaanuari 1943 sellised read. Žukov, see usurpaator ja jõhkard, suhtus minusse väga halvasti, lihtsalt ebainimlikult. Ta tallas oma teel kõik maha. See on hirmus ja piiratud inimene, kõrgemat sorti karjerist. Nõukogude Liidu marssal Konstantin Rokossovski tundis Žukovit üle poole sajandi. 1930. aastal on Rokossovski öelnud Žukovi kohta nõnda. Žukov on suurel määral kangekaelne, haiglane ennast armastaja. Valgevene sõjaväeringkonna vägede juhataja Kovaljov on öelnud niimoodi. Läbikäimises alluvatega on ette tulnud toorutsemisi, mille eest seltsimees Žukovile on parteiliinis avaldatud noomitusi. Žukovi elu teise maailmasõja ajal ja ka pärast seda möödus paljuski kassi ja hiire mängus Jossif Staliniga. Millal need mehed üldse omavahel elus esimest korda kohtusid? Toimus see 2. juunil 1940 ehk siis, kui näiteks Eesti Vabariigis olid väga ärevad ajad ja Hitler vallutas varsti Pariisi. Selle kohtumise kohta, mis toimus siis 2. juuni 1940, on Žukov meenutanud niimoodi. Ta kutsuti Stalini kabinetti õhtul kell 23. Arutelu keskendus põhiliselt Alhõn-Kolli lahingule ja Žukov on öelnud niimoodi. Stalini välimus, tema leebe hääl, arutluste sügavus ja konkreetsus, sõjaasjanduse tundmine ning tähelepanu, millega ta minu ettekannet kuulas, kõik see mõjutas mind jõuliselt. Sõja ajal kohtus Žukov Staliniga Stalini kabinetis enam kui 120 korda. Muutuvad ajad ja muutuvad ka inimeste arvamused Jossif Stalinist. Ei olnud teisiti ka marssal Žukovi puhul. Moskvas toimunud suurel võiduparaadil 24. juunil 1945 ütles Žukov tribüünil nõnda.
Me võitsime sellepärast, et meid viis võidult võidule meie suur juht ja geniaalne väepealik, Nõukogude Liidu marssal Stalin. Läks 11 aastat, 1956, kui Hruštšov paljastas Stalini isikukultuse ja kuriteod, siis ütles Žukov nõndamoodi. Lõpuks ometi tiriti selle rõugearmilised teod päevavalgele. Marssal Žukovi elu triumfi hetk oli kindlasti 24. juuni 1945, mil Moskvas Punasel väljakul võttis ta vastu valge hobuse seljas ratsutades võiduparaadi. Žukov tõusis Lenini mausoleumile Stalini kõrvale ja pidas kõne. Ja kõne lõppes siis niimoodi. Au meie targale juhile ja väepealikule, Nõukogude Liidu marssalile, suurele Stalinile. Kui marssal Žukov võttis 24. juunil 1945 Moskvas vastu võiduparaadi, siis hobuse seljas ratsutamine läks hästi, komplikatsioone ei esinenud. Kuid kohutav lugu juhtus Žukoviga Sverdlovskis pärast seda, kui Stalin oli saatnud ta juhatama Uurali sõjaväeringkonda. Nimelt, Sverdlovski keskväljakul toimus võiduparaad, seal oli siis Uurali sõjaväeringkonna paraad. Ta hakkas tõutäku seljas väeosade ees läbi ratsutama. Äkki hakkas ratsu ta istumise all koha peal kenutama ja mitte ainult kenutama, vaid lausa tantsisklema. Žukov püüdis kõigiti hobuse tantsisklemist peatada, kuid juba järgmisel hetkel tõusis hobune lausa tagajalgadele ning kukkus selili. Žukov prantsatas asfaldi peale maha ja kaotas oma vormimütsi, ordenid ja medalid. Žukov kargas püsti ja hüüdis. Ratsamees pole süüdi, süüdi on hobune. Žukovi juurde tormasid käskjalad ja adjutandid. Kohale sõitis kiirabiauto. Hobune püüti kinni, rahustati maha ja viidi minema. Žukov aidati püsti, rapsiti tolmust puhtaks ja talutati tribüünile. Seda kõike nägid pealt tuhanded inimesed. Pärast teist maailmasõda langes Žukov kiiresti Stalini ebasoosingusse või põlu alla. 1946 juunikuus saadeti Žukov, sõjakangelane, juhatama Odessa sõjaväeringkonda Stalini käsul. Ja on mitu ülevaadet sellest, kuidas see Odessasse saatmine siis toimus. Ühe on meile jätnud marssal Gonev. Tema kirjelduse järgi toimunud siis enne Odessasse saatmist kõrgema sõjanõukogu istung. Ja Stalin kõndinud seal siis edasi tagasi, seejärel astunud Žukovi juurde, Žukov tõusnud püsti, näost kahvatu. Gonevi sõnul olla see olnud jube hetk. Sirutas Stalin siis käe välja ja viibutas Žukovi ees sõrme ähvardavalt. On teada, et Stalin hakkas sõrme viibutama tavaliselt siis, kui ta oli väga ärritunud. Ja Stalin ütles siis tigedalt Žukovile niimoodi. Kõik suured Vene väejuhid, Suvorov, Kutuzov, isegi Skobelev olid tagasihoidlikud. Teil aga see omadus puudub. Vaat, kust tuli Napoleon välja või tema võitis üksinda sõja. Žukov vakatas ja siis olla Stalin öelnud oma viimased sõnad. Saata Odessa sõjaväeringkonda juhatajaks. Ja muide, sel samal istungil loeti ette 1946. aastal arreteeritud lennuväe juhataja Aleksandr Novikovi uurijate poolt välja pressitud tunnistused Žukovi vastu. Pärast seda, kui Hitleri Saksamaa oli purustatud, määras Stalin Žukovi valitsema Nõukogude okupatsioonitsooni Saksamaal ja Berliinis võttis 7. septembril 1945 Žukov vastu võiduparaadi, nii nagu ta oli võtnud võiduparaadi vastu mõni kuu varem Moskvas Punasel väljakul. Sellel võiduparaadil oli ka Ameerika kuulus kindral George Patton ja Pattonile ei jätnud Žukov absoluutselt head muljet. Patton kirjutas oma naisele Žukovi kohta nõndamoodi. Ta kandis uhket mundrit nagu operetikindral, rind kulinaid täis. Ta on lühikest kasvu, pigem paks. Tal on lõuats nagu ahvil, aga tal on südamlikud sinised silmad. Sai ka marssal Žukov Saksamaalt igasugust kraami, mille ta siis Venemaale tõi. 1948. aastal, kui Žukov oli langenud Stalini ebasoosingusse, korraldas julgeolekuminister Abakumov jaanuarikuus Žukovi suvilas läbiotsimise. See suvila paiknes siis Moskva lähistel. Ja mis siis kindlaks tehti? Tehti kindlaks, et suvila 2 tuba on muudetud lausa laoks, kus hoitakse tohutul hulgal mitmesuguseid kaupu ja väärt asju.
mis sealt Žukovi suvilast siis leiti? Näiteks 323 tükki karusnahku, üle 4000 meetri villaseid kangaid, siidriiet ja muud materjali, 44 tükki suuremõõtmelisi kalleid vaipu ja kobelääne, mis toodud Potsdamis ja teistes Saksamaa linnades asunud lossidest, 55 tükki suuremõõtmelisi hinnalisi maale, 7 suurt kasti kallite lõuna- ja teeserviisidega, 2 kasti lauahõbedat, 8 tükki akordionit, kusjuures need akordionid olid rikkalike kaunistustega, mitte tavalised. Unikaalseid jahipüsse oli Žukovi suvilas 20, leiti ka üle 50 tohutu suure kasti igasuguse varandusega, peale selle kraami, mis oli lahtiselt kogu majas laiali. Žukov põhjendas ise seda kraami sellega, et need olla talle kõik kingitud Saksamaal või tema olla need ostnud omaenda raha eest. Igal juhul läbiotsijad ütlesid seda, et Žukovi suvila kujutab tegelikult endast nagu antikvariaati või muuseumi ja majas olles olla raske ette kujutada, et viibid Venemaal Moskva lähistel, mitte aga Saksamaal. Pärast teise maailmasõja lõppu korraldati võiduauks bankett välisriikide delegatsioonidele. Seal esines üks Prantsuse minister, kes kiitis Punaarmeed kaua ja ütles palju kiidusõnu ka Žukovi aadressil. Žukov, kes oli tarbinud rohkem kui vaja alkoholi, võttis sõna ja hakkas rääkima. Tõlk tõlkis Žukovi kõne prantsuse keelde. Järsku peatas Žukov tõlgi ja ütles, et rohkem pole vaja enam tõlkida. Prantslased saavad nagunii aru ka ilma tõlgita, sest varem või hiljem hakkavad ka prantslased meie pilli järgi tantsima. Saalist käis läbi jahmatus. Ikka ja jälle on räägitud, et marssal Žukov ole öelnud, et temal on miiniväljade puhastamiseks sõdurid. Kuidas selle looga on? See lugu pärineb Ameerika kindrali ja hilisema presidendi Dwight Eisenhoweri memuaaridest. Eisenhower oli siis juhtinud liitlasvägesid Euroopas 1945. aastal ja ta kohtus Žukoviga. Ja Žukov seletanud talle oma meetodit läbi miiniväljade tungimiseks. Žukov öelnud siis niimoodi: kui me sattusime miiniväljale, ründas meie jalavägi täpselt nii, nagu seda miinivälja poleks seal üldse olnudki. Eisenhower on oma memuaarides siis täpsustanud ja öelnud niimoodi: kujutasin endale elavalt ette seda värvikat pilti, mis oleks juhtunud mis tahes Ameerika või Briti väejuhatajaga, kui ta oleks sellist taktikat järginud. Lugu sellest, kuidas marssal Žukov ja teised Nõukogude võimumehed kasutasid Nõukogude tuumapommi katsetamisel katsealustena inimesi. 14. september 1954 korraldati Lõuna-Uuralites ühel polügoonil katsetus. Visati alla 40 kilotonnine aatompomm, see on siis võimsuselt võrreldav nende pommide koguvõimsusega, mis visati alla ameeriklaste poolt Hiroshimas ja Nagasakis. 20 minutit pärast plahvatust suunati plahvatuse epitsentri piirkonda 44 000 sõjaväelast, kes pidid ründama kujuteldavat vaenlast. Kaitsevarustus oli loomulikult väga puudulik. Katsetuse käiku jälgis Georgi Žukov 25 kilomeetri kaugusel ühes betoonpunkris. Loomulikult enamik katsealustest invaliidistus. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Marssal Žukovi perekonnanimi tuleneb venekeelsest sõnast žuk, mis tähendab siis teadupärast põrnikat, kuid nüanssi lisab asjale see, et vene keeles, rahvakeeles tähendab sõna žuk ka kelmivõitu inimest. Eesti ajaloohuvilistelegi väga tuntud Viktor Suvorov on oma arvukates teostes jõudnud järeldusele, et marssal Žukov olla plaaninud Nikita Hruštšovi võimult kukutada ja seejärel veel ka Lääne-Euroopa, vähemalt Lääne-Saksamaa ja Prantsusmaa ära vallutada koos tuumaplahvatuste korraldamisega. Kuidas see teooria siis oli? Võtame selle Suvorovi teooria, mis on mitmes raamatus, lühidalt kokku. 14. septembril 1954 korraldas Žukov sellise õppuse, mille teemaks oli laskurkorpusega vastase ettevalmistatud kaitsest läbi murdmine koos tuumarelva kasutamisega. Tuumarelv pandi siis plahvatama 350 meetri kõrgusel maapinnalt.
ja selle õppuse eesmärgiks olla siis Kesk- ja Lääne-Euroopa vallutamise imiteerimine. Maastikõppustele valitud Žukovi käsul ka selline, nagu on Lääne-Euroopas. Ning Žukov soovinud siis selle õppusega justkui näidata ja tõestada, et vaatamata tuumarelva ilmumisele on sotsialismi võit Lääne-Euroopas võimalik. Ehk siis tee tankidele läbi vaenlase kaitserinde oleks Žukov murdnud tuumaplahvatustega. Sellisele järeldusele on jõudnud siis Viktor Suvorov. 1969. aastal ehk 5 aastat enne surma väljutas Georgi Žukov oma memuaarid ja 1984. aastal ilmusid need memuaarid ka eesti keeles. Kui 1969 ilmus Žukovi memuaaride esimene trükk, siis riburada järgnesid muudkui uued ja uued trükid, mis kummalisel kombel enam algse sisuga eriti ei kattunudki ja talle omasel iroonilisel moel on sellest Žukovi memuaaride muutmisest või muutumisest kirjutanud ka tuntud ajaloo kirjutaja Viktor Suvorov. Refereerime siis teda. Ülejäänud väljaanded lasti välja pärast Žukovi surma ja nagu me näeme, sisaldasid ja sisaldavad radikaalseid muudatusi. Esimese ja 10. väljaande vahel on vähe ühist. Nagu näha, saadab Georgi Konstantinovitš signaale teisest ilmast, urniga täidetud põrmust, mis on paigutatud Kremli müüri ja tema memuaarid täienevad imelisel kombel lakkamatult vastavalt tänapäeva suunistele. Ja teises kohas on Suvorov kirjutanud Žukovi memuaaridest niimoodi. Eriline roll Žukovi mälestuste muutumisel seisneb tema noorimal tütrel Maria Georgievnal. Oma isa arhiivides leiab Maria väsimatult midagi uut. Maria Georgievna on kohe maid leidnud uue lõigu või hulgaliselt lõike, mille tsensuur olla varem välja kärpinud. Niipea, kui on tarvis kinnitada uut vaatepunkti, leiab Maria Georgievna otsekohe välja tsensuuri kärbitud lõike ja veel üks väljavõte Suvorovi kirjutisest. Pärast Žukovi memuaaride 12. väljaande ilmumist helistasin ma kirjastusse. Küsisin, kas väljaandjad taipavad, et tütar Maria teeb nende memuaaridega haltuurat. Algul leidis tütar 300 lehekülge juurde, pärast kaotas 200 lehekülge uuesti ära ning järele jäänud 100 leheküljel tsiteerib Žukov raamatuid, mis ilmusid pärast tema enda surma. Žukovi ema nimi oli Ustinja ja kui vaatame pilte, siis näeme, et Žukov oli oma emaga välimuselt suhteliselt sarnane ja Žukov päris emalt ka oma tohutu füüsilise jõu. On räägitud seda, et ema Ustinjale ei olevat mitte mingisugust probleemi tekitanud see, kui kanda näiteks 80 kilost viljakotti. Räägime marssal Žukovi isast. Žukov sündis 1896, tema isa tegutses kingsepana. Loomulikult teame seda, et kingsepp oli ka Jossif Stalini isa, nii et Žukovit ja Stalinit see ühendas. On öeldud seda, et Žukov oli hingeliselt just isaga lähedasem. Ta jumaldas enda isa, kuid isa kasutas Žukovi puhul väga tihti seda, et nüpeldas teda ka kõige väiksema süüteo puhul rihmaga ja nõudis ka andeks palumist. Kuid Žukov olla enda sõnul kangekaelne ja ei palunud kunagi andeks, vahepeal jooksis lausa kodunt minema. See ei tekitanud temas aga trotsi see, et isa teda nüpeldas, vaid ta on öelnud hiljem oma tütrele niimoodi. Raske elu on parim elukool. Žukov tuli siia ilma 1896. aastal ja nii üllatav kui see ka ei ole, siis tema saatuse määras tegelikult see, et 1914 puhkes esimene maailmasõda ja 1915 läks siis Žukov tsaari sõjaväkke. Kui ei oleks seda esimest maailmasõda puhkenud, oleks marssal Žukovist saanud ilmselt köösner. Köösner tähendab siis karusnaha töötlejad või kasukseppa. Asi oli siis selles, et 12-aastaselt saatsid isa ja ema Georgi Žukovi Moskvasse onu Mihhaili juurde. Onu Mihhail oli Moskvas siis köösner ja Žukov läkski köösneri õpipoisiks. Tööpäevad olid väga pikad, 12 tundi, jagati ohtralt ka ihunuhtlust. Ja ilmselt, kui esimene maailmasõda poleks puhkenud, oleks Žukov varsti avanud oma enda köösneri äri.
Marssal Žukovi formaalne haridustee jäi tegelikult lühikeseks. Ta on oma autobiograafias 13. juunist 1938 kirjutanud: mu hariduseks on 3 aastat kiriku kihelkonna kooli. Hiljem järgnesid küll erinevad kursused. Eesti lugejatelegi hästi tuntud Viktor Suvorov on irooniliselt kirjutanud: järgnesid ratsaväe kursused, kus Žukovit õpetati saabliga vehkima. Kui Žukov sõdis esimeses maailmasõjas, siis oktoobris 1916 luurel olles paiskas miiniplahvatus Žukovi hobusest sadulast maha ja vigastas raskelt ta 2 kaaslast. Žukov sai rängalt põrutada ja evakueeriti Ukrainasse Harkovisse haiglasse. Žukov liitus Punaarmeega ning ta võttis ärevatel aegadel 1920. aastate algul osa ka Punaarmee koosseisus niinimetatud Tambovi talurahva mässu mahasurumisest. Žukov on ise meenutanud seda siis niimoodi. Käsitsi võitluses tulistas Antonovlane kärbikust mind ja tappis mu hobuse. Kukkusime ja ma jäin hobuse alla, kus mind oleks hetk hiljem surnuks raiutud, kuid mulle jõudis appi meie politruk. Ta tappis saabli hoobiga bandiidi. See Antonovlane tähendas siis seda, et seda Tambovi mässu juhtis Antonov ja tema väeosas olijaid nimetatigi siis Antonovlasteks. Toome mõningaid näiteid, kuidas Žukov sai omal ajal võitlustes haavata. Oktoobris 1919, kui käis Venemaa kodusõda, sai ta käsitsi võitluses granaadikillust haavata ning teise maailmasõja ajal 1943. aasta juulis Kurski lahingus plahvatas Žukovi lähedal miin ja see põhjustas tal tõsiseid kuulmishäireid. Jaanuaris ja veebruaris 1957, kui Žukov oli Nõukogude kaitseminister, viibis ta visiidil Indias ja Birmas. Talle korraldati seal siis korralik ringreis ja Indias pildistati Žukovit siis, kui ta sõitis elevanditurjal. Pärast seda, kui Georgi Žukov kaitseministrina oli 1957. aasta juunis aidanud Hruštšovil neutraliseerida Hruštšovi kukutada püüdnud seltskonda, siis kehtestus Nõukogude Liidus omamoodi tumfiraat ehk siis 2 mehe võim. Ametlikult oli kõige kõrgemaks meheks Hruštšov, kuid on öeldud, et Hruštšov püsis sellel kohal ainult Žukovi armust ja Žukovil olla küpsenud plaan varsti ka Hruštšov ametist maha võtta. Igal juhul konflikt olla vältimatu. Toome ühe näite meeste omavaheliste suhete kohta selle tumfiraadi ajal. Žukov olla kaitseministrina kutsutud ühele valitsuse üritusele, esietendusele, mida pidi külastama ka Hruštšov ise. Žukov tuli koos oma naisega ja võttis koha sisse valitsuse looži teises reas. Kui ilmus Hruštšov, hakkas saal püsti seistes aplodeerima. Käsi lõid kokku kõik peale marssal Žukovi, kes istus oma istmel ja uuris mõtlikult kava. Žukovi naine palus vaikselt: no tee ometi kas või nägu. Üks põhjus, miks Hruštšov olla kahtlustanud, et Žukov plaanib temalt võimu üle võtta, oli see, et 1957. aastal juunikuus, kui osad parteitegelased, sealhulgas Vjatšeslav Molotov ja Georgi Malenkov, tõusid Hruštšovi vastu üles, siis Žukov tuli Hruštšovile appi ja ütles niimoodi: ilma armeeta ei toimu siin riigis küll midagi. Ja see lause olla jäänud Hruštšovile väga meelde, sellepärast et Hruštšov taibuka mehena ju sai aru, et kui 57. aasta juunis päästis Hruštšovi just Žukov, siis mine tea, kunagi hiljem võib ju Žukovile tulla mõte, et Hruštšov ise maha võtta. Kui 1957. aastal Hruštšov kukutas võimult Žukovi, siis on räägitud seda, et enne seda olla keegi Hruštšovi lähikonnas Nikita Sergejevitšile justkui muuseas maininud hästi teadaolevaid pretsedente, mis tollal olid muutunud peaaegu et seaduspärasteks. Nimelt, jutt oli sellest, et paljudest rahva hulgas armastatud ja populaarsetest teise maailmasõja väljapaistvatest väejuhtidest olid ju saanud riigijuhid. Näiteks USA presidendiks oli saanud teise maailmasõja väejuht Dwight Eisenhower, Jugoslaavias kamandas marssal Tito, Albaanias võimutses marssal Enver Hoxha, Hispaaniat valitses generalissimus Franco, Prantsusmaad aga Charles de Gaulle ning Põhja-Koread valitses marssal Kim Il-sung. Pärast seda olla Hruštšov jäänud väga mõtlikuks. 1957. aasta oktoobris saavutas Hruštšov
kaitseministri ametikohalt Žukovi eemaldamise ja toimus siis oktoobri pleenum, kus mitmed kõrged sõjaväelased ütlesid mahlakaid sõnu Žukovi kohta. Loomulikult tuleb arvestada konteksti, et oktoobri pleenum oligi mõeldud Žukovi halvustamiseks, aga igal juhul marssal Rodion Malinovski, kes sai kaitseministriks pärast Žukovit, ütles Žukovi kohta nõnda. Žukov on ohtlik ja isegi hirmus inimene. Ma töötan koos Žukoviga juba 30 aastat. Ta on autokraatne, despootlik, halastamatu inimene. Ma nägin, millist uskumatut toorust ilmutas Žukov rea inimeste suhtes. Kui 1957. aasta oktoobrikuus saavutas Hruštšov kaitseminister marssal Žukovi ametist mahavõtmise, siis toimus oktoobri pleenum, kus Žukovile pandi süüks selliseid asju, et tema lemmikväljendid olla olnud siis maha võtta, maha munsterdada, vallandada, minema ajada, lampassid maha revida, pagunid maha kiskuda. Poliittöötajate kohta öelnud Žukov, et nad on latatarad, kes ei saa enam mitte millestki aru ja kujutage ette, Žukov kasutanud nende poliittöötajate kohta koguni väljendit vanad isakassid. Pärast seda, kui 1957 oli Hruštšov kukutanud Žukovi, jäi Žukov kogu aeg Nõukogude julgeolekuorganite järelevalve või pealtkuulamise alla. See ei muutunud ka siis, kui 1964 Brežnev kukutas omakorda Hruštšovi. Žukovi pealtkuulamine jätkus ja asjade pikantseks see, et lutikad olid paigaldatud koguni Žukovi magamistuppa, nii et isegi marssali magamistoas toimuv jõudis KGB-sse. Muide, on räägitud seda, et kui Nikita Hruštšov kavaldas Žukovi üle ja ta võimult kukutas, siis pärast seda olla Žukov katkunud oma juukseid ja tunnistanud, et ta on küll vanaks elanud, aga inimesi pole ta veel tundma õppinud. Žukovi üks tütardest nimega Ella on jutustanud. Isa suhtus lahutustesse äärmiselt negatiivselt, olles seisukohal, et perekondi peab olema üks kogu eluks. Oli siis selline juhtum, et kui Žukov oli kaitseminister, viis ta ükskord Ella suvilast Moskvasse. Ja Žukovi auto oli siis peatunud Nikolai Bulganini auto kõrval. Ja Ella ja marssal Žukov nägid, et Bulganini autos istub veel üks naisterahvas. Žukov küsinud justkui muu seas Bulganini käest, et kes sinuga autos on? Bulganin sattunud segadusse öelnud, see on Liidia Ivanovna. Asjade pikantseks see, et Bulganini naine ei olnud mitte Liidia Ivanovna, vaid hoopis Jelena Mihhailovna. Ja õhtusöögi ajal küsinud siis Ella Žukovilt selle intsidendi kohta selgitust. Ja vastuseks paiskas marssal Žukov raevuka tiraadi inimeste aadressil, kes olles palju aastaid elanud nendega kõiki raskusi jaganud naistega, vahetasid nad nooremate vastu. Asjade pikantseks see, et kui marssal Žukov seda tiraadi pidas, siis tal oli endal tegelikult salajane suhe Galinaga. Marssal Žukov ja õrnem sugu. Žukovil oli 3 naisega kokku 4 last, 4 tütart. Tema esimene abikaasa oli Aleksandra, kellega tal oli 2 tütart ja siis, kui ta hakkas lähemalt suhtlema Aleksandraga, hakkas ta suhtlema ka ühe teise naisterahvaga, kelle nimi oli Maria. Kusjuures Aleksandra ei teadnud algul Mariast midagi. Mariagagi sai Žukov ühe tütre. Sõja ajal oli Žukovi kindlalt teadaolevaks armukeseks medtöötaja, kelle nimi oli Liidia Sahharova ja kui Žukov langes pärast teist maailmasõda põlu alla, siis heideti talle seda suhet Sahharovaga veel ka ette. Ja Žukovi viimane abikaasa oli temast mitukümmend aastat noorem Galina, kellega ta hakkas lähemalt suhtlema 1950. aastal. Neil sündis ka 1957. aastal tütar ehk siis, kui Žukov käis juba 61. eluaastat. See naine Galina suri pool aastat enne Žukovit rinnavähki ja kui Galina oli siis surnud, ta oli 47-aastane, öelnud marssal Žukov nõndamoodi. Sellest paugust ma enam ei taastu. Elu viimased 6,5 aastat möödusid Žukovi jaoks erinevate terviseprobleemidega võideldes. Jaanuaris 1968 tabas teda tugev insult. Tema vasak kehapool jäi halvatuks. Nii palju ta hiljem siiski taastus pärast 6-ajalist lamamist, et enam-vähem ta kõndima sai, kuid ainult abistaja toel ja tema kõne jäi elu lõpuni ebaselgeks.
Pärast seda, kui 1957. aastal oli Nikita Hruštšov saavutanud Georgi Žukovi võimult kukutamise, kadus Žukovi nimi Nõukogude avalikkusest mitmeks aastaks ja alles Brežnevi võimu ajal Žukov rehabiliteeriti. Kui 1974. aastal Žukov siit ilmast lahkus, siis Brežnev oli üks tema urnikandjatest ja Nõukogude ajakirjanduses ilmus nekroloog, millele oli alla kirjutanud sealhulgas ka Brežnev ise. Toome väljavõtteid Žukovi nekroloogist. Kui Jaapani militaristid tungisid Halhin-Golli jõe piirkonnas kallale Mongoolia rahvavabariigile, lõid Nõukogude väed tema juhatusel, täites internatsionalistlikku kohust koos Mongoolia rahvavabariigi vennasarmeega vaenlase pihuks ja põrmuks. Teise maailmasõja kohta oli nekroloogis kirjas. Kõigil kohtadel, mis partei oli talle usaldanud, ilmutas Žukov vankumatut tahet, mehisust ja organiseerimise annet. Ja nekroloog lõppes siis niimoodi. Helge mälestus Georgi Konstantinovitš Žukovist, Leninliku partei ustavast pojast, mehisest sõdurist ja andekast väejuhist jääb alatiseks Nõukogude inimeste südamesse. Nii palju siis teise maailmasõja tuntud väejuhist marssal Georgi Žukovist. Nagu eelnevast lähtub, on arvamused tema kohta küll seinast seina. Eks siis igaüks otsustagu ise, mis mees oli marssal Žukov.